Hei, üle pika jälle vaatame tehnikat natukene. Trust saatis meile sellise karbi ja selle karbi sees on siis sellised kõrvaklapid. Tegemist on siis Trusti Forze B kõrvaklappidega. Jaa, neil on tegelikult mingi mudelinumber ka. GXT488, kui kedagi huvitab. Tegemist on siis gaming headsetiga, igal pool on kirjas ka, et tegemist on gamingu seeriaga. Ja klapid näevad välja sellised. Kui ma need pähe panen, siis nad on sellised. Mikrofon on ka külje peal olemas. Nähte, väga lihtne. Tegemist on siis PlayStationi official tootega. Nii et ametlik PlayStationi toode. Logod, värgid on peal siin. Ma ei tea, kas siin ees ka on kuskil. Näete siin üleval. Ja see on mõeldud siis kasutamaks PlayStationiga. Üllatus, üllatus. Sellepärast on see juhe ka üpriski väike. 1,2 meetrit. Ühe juhtmega, 3,5 millimeetrise ühendusega. See käib siis puldi sisse ja saabki kohe hakata kasutama. Väikene kontrollpult on ka olemas, siis siit saab heli kruttida ja siis mikrofoni mutida vajadusel, kui on kiire. Mikrofon käib siis niimoodi ilusti üles-alla, ei pea kasutama, saab ära panna eest, et ei oleks ees, ei segaks kuidagi vaata välja või midagi. Ja seda saab siis siin vastavalt soovile ka väänata, mida iganes, oleneb, kus teil suu asub, võib-olla mõnel asub siinpool, noh, ei tea ju. Et siis saab vastavalt soovile panna sinna, kus sa tahad, võib-olla tavaliselt osad räägivad ka niimoodi, kui neil on niimoodi mikrofon on niimoodi suus, siis nad räägivad, siis on hästi hea kuulda neid. Aga üldiselt jah, mina soovitan ikka panna niimoodi, et ta päris ei hingaks oma mikrofoni, aga et heli oleks ilusti kuulda. Nii et proovige niimoodi jah, natukene, kuidas öelda, hingeõhust kaugemale panna või kõrvale. Klapid siis ise sellised, plastikust suhteliselt. Headband on ilusti metalliribaga toestatud, nii et see ei tohiks nagu väga katki minna, seda saab päris palju siit liigutada ka. Nii et kui teil on suurem pea nagu mul on, siis näed siin, mu pea võib veel kasvada, ei ole hullu midagi. Või kui teil on siis väiksem pea, siis saab selle ilusti kokku ka lükata ja siis see mahub päris väiksele peale ka näete. Minul on ikka natukene vaja siit järgi lasta. Aga tundub, mis siis ta plastikust on, ta tundub, et ta on täitsa kobe tükk, suhteliselt suured on. Katki otseselt ei lähe, kui ma siin väänan. Ma ei tea, ma väga palju ei julge muidugi väänata ka, eks kui väga jõuga teha, siis ilmselt ikka läheb. Plastik on siukse mõnusa tundega, et ta on siukene nagu siukene, kuidas öelda, siidias kate oleks nagu. Aga ma ei tea, kas see kulub maha pika peale või mitte. Ma olen neid testinud 4 tundi umbes ühe streamingu sessiooni. Raske on teha kõrvaklappidest mingisugust ülevaadet või siukest asja, sest inimestel on erinevad helimaitsed, kui nii võib öelda. Mina kasutan igapäevaselt HyperX Cloud 1 ikka veel. Väga head klapid, väga vastupidavad. Nad hakkavad siit igalt poolt kuluma ja värki, aga siiamaani väga hästi vastu pidanud ja neid ma julgen alati soovitada, kui keegi küsib, et milliseid klappe endale osta, aga need HyperX-id on muidugi natukene kallimad ka. Need maksavad siis, mis oli Forze B, maksab siis umbes 40 € poes. Oleneb, mis poest te ostate, mõnes on odavam, mõnes on kallim, aga umbes siukse hinnaga te võite need leida. Ja selle raha eest, ei oskagi nagu väga soovitada midagi muud. Ma arvan, et selle raha eest kõik klapid on enam-vähem sarnased, mitte midagi väga head, aga nad toimivad, nad on funktsionaalsed. Mikrofon on päris okei. Väike mikrofoni klipp ka. See on Trust Forze B mikrofoni test. Level on Windowsis pandud 100 peale ja boost on 0. Ja heli ise, jällegi võrreldes minu HyperX-iga, siis heli on siukene natukene teistsugune, kuna tegemist on siis nahast pehmendustega. Ja mu HyperX-idel mina kasutan veluurist pehmendusi, mis siis on sellised, mis lasevad natukene õhku läbi, pluss siis lasevad ka natukene heli siin kõrvade juurest välja. Mis on kellegi jaoks võib-olla miinus, minu jaoks pluss, mulle meeldib kuulda ennast ja minu ümbritsevat heli natukene.
ja teise asjana, miks mulle ei meeldi need nahast pehmendused, on see, et neid klappe umbes 10 minutit peas kandes, vähemalt minu kõrvad hakkavad korralikult higistama. Teil võib-olla ei ole seda probleemi nii palju, aga minul siuke probleem on ja kui ma pidin neid 4 tundi peas hoidma, siis kui ma need ära võtsin ükskord, no siis oli ikka täielik teine kliima oli mu kõrvade juures. See võib päris tüütuks muutuda pika peale, aga samas on see võib-olla mõne jaoks pluss. Mängid näiteks teleka ees konsooliga ja ümberringi elu käib ja sa tahaksid natukene rohkem süveneda, siis need nahast pehmendused ei lase heli sisse, nii väga välisheli siis. Ja siis on võib-olla natukene parem süveneda mängu. Rohkem nagu klappidest väga midagi rääkida jällegi, kaasa ei tule peaaegu mitte midagi. Karp on ja siis on mingi väikene flyer mingite veebilehtedega. Juhend, et kuidas kõrvaklappe kasutada. Neid muidugi ei pea kasutama ilmtingimata PlayStationi taga, vaid kuna juhe on üpriski lühike, siis ilmselt nad ikkagi on mõeldud rohkem kaasaskantavatele seadmetele, näiteks telefoniga, tabletiga, kui teil on veel see igivana 3,5 millimeetrine pesa, kuhu see torgata üldse tänapäeval ega enam ei ole väga. Aga vastava üleminekuga siis tegelikult saab seda igal pool mujal ka kasutada, isegi arvuti taga, kuigi see juhe, nagu ma ütlesin, ei ole väga pikk ja siis arvutaga võib-olla ei ole väga mugav neid just kasutada. Aga jällegi kõiksuguseid pikendusi on müügis. Ja siis siukene kleeps tuleb ka kaasa, ma ei tea, milleks on kellelgi vaja GXD kleepsu. See ei näe väga äge välja ka, aga noh, kaasas ta igal juhul on, saate selle kleepida kuskile, ma ei tea, kuhu külmkapi peale või midagi, siis teil on GXD külmkapp, ma ei tea. Aga kaasas ta igal juhul on. Sellised klapid siis, rohkem ei oskagi midagi väga klappidest rääkida. Nüüd mulle ei meeldi väga ülevaateid teha klappidest, sest need on väga keeruline asi, mida hinnata. Igal ühel on erinev maitse, mõnele meeldib bassine heli rohkem, mõnele meeldivad üldse mingid stuudioklapid ja hinnad on ka nii palju erinevad, et raske on selles kategoorias midagi konkreetselt soovitada. Aga kui teil on 40 eurot ja te tahaksite õudselt oma konsooliga ühendada mingid klappe, siis see on päris hea variant. Kas ma neid kindlasti nüüd soovitaks? Ma arvan, et mikrofon on, nagu te kuulsite, mikrofon on päris okei. Nii et kaasmängijad peaksid kuulma teid täiesti normaalselt. Heli poolest ei midagi erilist, aga ilmselt selle raha eest niikuinii väga palju paremat ei leia, nii et see on üks variant, kui teile välimus meeldib ja tahate PlayStationi logoga klappe omale kindlasti, siis see on päris, ütleks, et isegi päris soodne võimalus omale soetada. Ja ongi kõik, ega ma ei oskagi rohkem klappidest midagi rääkida. Sellised on siis Trust Force B GXD 488 klapid. Ostukohad ja hetkehinnad leiate video all olevast lingist ja jääme võrgus.